Need to hear that. Need to hear that. Need to hear that. Need to hear that. Tere, mina olen Tanel ja see on Volkswagen Arteon. Volkswagen on lisanud enda tootevalikusse uue mudeli, mis peaks siis asendama Passat CC-d ja natukene rõõmustama ka Phaetoni fänne. Et Arteon iseenesest tähendab ladina keeles kunsti ja Volkswagen ise on öelnud, et see auto ise ongi nagu kunstiteos. Võib öelda, et Volkswagenil on õigus, see auto näeb tõesti ägedam välja kui teised linnapildis sõitvad autod. Kui vaadata seda iluvõre, siis sellised tugevad kroomist jooned annavad sellele masinale sellist elegantsust. Ja mis mulle meeldib väga on see, et kõik juhiabid ja turvasüsteemid on pandud siia Volkswagen märgi sisse. On automargid, kellel on pandud see siia eraldi siuke plastikkobakus kõrvale, aga see ei mõju nii hästi. Sellist tänavaslängis ülbust rõhutab selline tulede peale tulev kapott, mis jätab mulje, nagu ta pidevalt krimpsutaks kulmu. Ja mis saaks ägedam olla, kui mustad 20-tollised väljad ja suured piduriketted. Ja on näha, et see auto on endaga vaeva näinud, sest tuhar on trimmis. Kui tavaliselt on sellistel autodel need otsad dekoratiivsed, siis Arteonil on siin taga peidus kaheraudne. Ja taga on siin dünaamilised suunatuled, mis on nii ägedad, et minu arust võiks olla igal autol standardis. Tagaistujatel on siin autos päris rõõmus olla, sellepärast, et jalaruumi on päris palju, aga samas jällegi pearuumi oma sellise langeva kupeejoonega väga palju pearuumi siin ei ole. Nüüd sellega vaikselt ringi sõites võib öelda, et inimestele see meeldib. Praktiliselt iga inimene, kellest ma möödun, vaatab sellele autole järgi. Ikkagi näitab, et see välisdisain püüab päris palju tähelepanu. Kui väljast on auto üleni valge, mõningate mustade detailidega, siis seest on vastupidi jälle auto üleni must, mõningate hõbedaste detailidega. See nahksisu, mis selle auto kaasa tuleb, see kahjuks sellise hinnaklassi juures tundub selline suhteliselt paksta moodi. Kui vaadata seda nahka ennast, siis ta on selline kummis ja juba siin sellel proovisõiduautol, mis pole väga palju läbi sõitnud, siis istme nahk on juba selline välja veninud. Et mulle tundub, et see istme nahk võiks vähe kvaliteetsem olla. Et selle proovisõiduautol on 2-liitrine turbobensiinimootor, millel on siis 206 kilovatti ehk siis 280 hobujõudu. Ja lisaks on sellel veel 350 Newtonmeetrit väänet ja see vääne on juba kätte saada 1700 pöördet. Mida need numbrid tegelikult tähendavad on see, et minu arust jääb sellel 280 hobujõul väänet ikkagi natuke liiga väheks. Vaadates diisli andmeid, siis 76 kilovatine diisel saab kätte 500 Newtonmeetrit väänet ja ma arvan, et selline näit võiks olla ka bensiinimootoril. Kiirendamisel küll kiirus kasvab suurelt, kuid see kiirenduse efekt, see vau-efekt natuke jääb ikkagi lahjaks. Mootoreid on 3 sorti, 1,5-liitrine bensiinimootor turboga ja siis 2-liitrine diiselmootor ja bensiinimootor. Ja siis bensiinimootorid ja diiselmootorid on siis erineva sõimluse vastavast pakkuda. Et kui te ostate endale seda autot, siis ma soovitan kindlasti proovida ka see 2-liitrine diiselmootor üle. Kõige suuremad 2-liitrised nii diisel kui bensiinimootor tulevad kaasa siis nelikveoga, mis aitab kogu seda jõudu siis asfaldile maa panna. Lisaks kasutatakse 7-käigulist DSG-kasti, mille käikude vahetamisest väga palju aru ei saa. Need on väga sujuvad. Kui väliselt on Arteon täiesti erinev teistest autodest, siis kahjuks peab ütlema, et sisemus on siiski täpselt sama nagu Volkswagen Passatil. See jätab mulje, et kogu see aur ja see vaev on pandud välisdisaini peale ja siis on öeldud, et aitab küll, lähme kohvipausile, see auto on valmis, et see sisustus siis tõstetakse üle Passatist, et kuna ta on nii
nii eriline auto, siis võikski siin sees olla mingeid erilisemaid sisustuselemente. Kuna ta on nende Passatist natuke suurem, umbes 10 senti on teljavahe suurem, siis tagaistujatel on väga palju alaruumi. Lisaks on olemata sellest, et ta on luukpära, on pagasniku maht ikka väga suur. Nagu näha, ma ise mahun sinna sisse ära. Selle proovisõidu autol on peal Düno audio helisüsteem, mida peab kiitma, et see, kui ringi sõita sellega ja ikkagi volüüm nii-öelda põhja panna, siis saab ikka täiel hool seda nautida. Et kui küsida, et kellele see auto sobilik on või kes seda autot peaks ostma, siis ma arvan, et kõige paremini sobiks selleks kirjelduseks selline inimene, kellel on kuni 2 last ja samas, kes tahab eristuda teistest siin maailmas. Sellepärast, et see auto jääb väga hästi silma ja siin on väga palju ruumi, nii et ilmselt ka 2 lapsevankrit või siis 2 lapse asjad mahuvad sinna pagasnikusse ära.